Mina olen Mikk Saar ja ma tulen sellisest organisatsioonist nagu TTÜ Säästva Arengu Klubi, mis tegeleb säästva arengu uurimise ja propageerimisega. Lisaks sellele ma igapäevaselt tegelen energiasäästu küsimustega Eesti Energiast. Ja ma tulin teile täna rääkima sellest, mis asi on üldse transport ja mis on selle keskkonnamõju. Ma räägin üldiselt sellest transpordi teemast, selle olulisusest ja siis räägin keskkonnamõjudest ja vaatan lähemalt ka meretransporti. Ja lõpuks siis veidike trendidest. Üldiselt transport võib jagada kaheks. Et võib vaadata inimeste transporti, see on meie igapäevane koolid, tööle sõitmine, aga ka reisimine, hobid, näiteks jalgrattasõit. Ja teist poolt võib vaadata kaupade liikumist, mis on väga oluline, et see, et meil iga päev oleks poes kaup, selle taga on tegelikult väga palju erinevaid liikumisi, et ta sinna poodi jõuaks. Või ka näiteks see, et meil vesi on puhas transport mööda torustikku või elekter näiteks. Ja transpordiviise on siis tegelikult päris mitu tükki. Kõigepealt on õhutransport, siis see on lennukid, helikopterid, siis on veetransport, laevad, aga ka näiteks kuni kanuudeni välja, võime vaadata transpordivahendita. Siis on meil olemas maismaatransport, mis on autod, rongid, aga ka jalgrattad, rulluistusudeni välja. Lisaks sellele on torutransport, nagu mainisin, vesi, mis möödab või gaas, mis voolab torustikus, kuulub siia alla, samamoodi nafta, ka tegelikult kuumvesi, mis kaugküttena meie kodudesse jõuab, on samamoodi liigub mööda torutransporti. Siis elektriülekandeliinid, et see on siis energia elektrikujul, mis siis meile kodudesse jõuab, on samamoodi üks transpordiviis on ülekandeliinid siis selle jaoks. Ja kõige viimane on kosmosetransport. Kõige kallim neist ja kõige vähem kasutatud. Transpordi olulisus, et miks ta siis on, et tegelikult transpordil põhineb kogu meie majandus, kogu meie tänane elu, et me ei kujutaks ette ju seda, et kõik asjad on meil käe juures, et kõik asjad ikkagi tegelikult tehakse kuskil mujal valmis, tulevad meie jaoks poodi või see, et me liigume, elame kuskil äärelinnad ja liigume linna mingi sõiduvahendiga, et see on täiesti elementaarne. Sellepärast on transport tõesti väga oluline osa meie igapäevaelus. Ja kui räägime transpordist, mida ta siis võimaldab? Ta võimaldab seda, et me oleme täna näiteks erinevalt sajandite tagusest ajast võimelised elama küllaltki kaugel sellest kohast, kus me iga päev käime. Et tõenäoliselt paljud teist ei ela kõik kesklinnas siin kooli lähedal, et paljud elavad kuskil kaugemal, et samamoodi käivad inimesed tööl väga kaugel nende tegelikust elukohast. Ma tõin ühe slaidi, kus on peal näiteks erinevad, siin ei ole küll Eestit, aga teised riigid, mis näitab niisugust edasi-tagasi liikumist, et keskmiselt 3 tundi, 30 minutit erinevates riikides, et nii palju siis liigutakse juba ühes päevas kodu ja näiteks töökoha vahel. Ja mis on selle transpordi olulisus veel, on tegelikult see, et kogu see meie tänane tarbimisühiskond, see, et meil nii palju asju on valida, võimalik valida ja nii lihtne on reisida, et kõik põhineb tegelikult sellel samal, et see transport on mugav meie jaoks ja ta on meie jaoks odav, et kujutame näiteks seda ette, et me kujutame kas või kogu seda mingi tooteahelat, et hakatakse seda kaevandama, selle jaoks veetakse mingid transporditöölised või need kaevandustöölised maa alla, seejärel tuuakse mingi transpordiga maa peale, suunatakse töötlemisele, sealt omakorda läheb see tooraine mingi detaili valmistamiseks, jälle veetakse teda, siis detaili valmistamise ajal jõuab ta mingi seadme jaoks veetakse jälle teise kohta, kus pannakse mingi seade kokku, sealt veetakse hulgimüügina jälle ümber järgmisesse kohta maailma paika, siis sealt jäävad jaemüüjad näiteks lõpuks meile poodi.
sinna lähme meie, ostame selle mingi kauba konkreetse ja jõuame sellega koju, kasutame seda mingi aja ja siis viskame ära, siis viib selle jäätmekäitleja ära, kas ta viib siis otse prügimäele või ümbertöötlemisele. Ehk siis tegelikult mingi suvaline telefon, mis meil taskus on võib-olla mitu korda ümber maailma liikunud, enne kui ta meie taskus hakkab ringi rändama. Siis võib-olla sellest, et missugune siis selle keskkonna mõju on transpordile, et transpordi võib-olla üldiselt võiks kaheks jagada selle otsese mõju, et on kõik selle infrastruktuuri, ehk siis tegelikult kõik see teedevõrk, valgusfoorid, tänavavalgustus, ka bussipeatused, raudteejaamad, raudteed, reisiterminid, näiteks ka sadamad, kõik see on nagu see vajalik selline infrastruktuur, mis on nagu selle transpordi liikumiseks või selle juhtimiseks. Sellel on väga suur keskkonnamõju. No, kas me mõtleme sellele, kui me lehest loeme, jälle mingi teelõik renoveeriti, maksis jälle miljard näiteks, et see on väga suur raha ja samamoodi väga suur keskkonnamõju. Ja teine pool on siis transpordil endale, transpordivahendid, nende loomine, nende käigus hoidmine ja eriti just käigus hoidmine, et sealt tuleb nagu see põhiline keskkonnamõju. Ja siis muidugi ka ümbertöötlemine. Et ma tõin siia slaidi, et kuidas siis energiakasutus jaguneb sektorite kaupa ja tegelikult me näeme, et see transport võtab küllaltki suure osa, 27%. Et võib-olla tegelikult võtab isegi rohkem, sellepärast et osa tööstusest ja osa ehitusest, kas siis see teedeehitus või tööstuse mõttes mingi auto tootmine tegelikult on lisandub siia, et tegelikult transpordi osa on seal isegi võib-olla ka kuni kolmandik. Siin on eelkõige selle emissioonide või eelkõige siis selle emissioonid, aga siis energia, mis kasutavad otseselt autode liikumiseks ja muude sõiduvahendite liikumiseks. Siis teine pool on CO2 emissioonid ja siis CO2 heitmed, ehk siis need, mis tekivad sellest, kui me põletame kütust mingi transpordivahendi liikumiseks. Ja siit me näeme, et tegelikult transpordil on mitu tükki, kus ta jälle osaleb, et on puhas liigutamine, siis on autode tootmine, mis on küllaltki suur tükk. Ja siis on tegelikult ka muud sektorid, et näiteks ehitamise pool samuti, kus võib arvata, et osa on nagu autode jaoks või õigemini mitte autode, vaid ka rongide ja kõige, ehk siis selle infrastruktuuri rajamiseks. Ja kui me täpsemalt vaatame veel seda transporti, siis me näeme, et mis siis on kõige efektiivsem, kas efektiivsem, aga mis siis, mille mõju on kõige suurem, keskkonnamõju. Et siin ma tõin puhtalt kaubavood 1 tonni liigutamiseks, 1 tonni kauba liigutamiseks, kui palju seal tekib seda CO2 ja seda süsihappegaasi, mis meie kliimat soojendab. Ja siin me näeme, et kõige suurem on see lennukil, eks lennuki seetõttu, et lennuk, esiteks ta lendab väga kiiresti ja teiseks ta lendab, teda on vaja õhus hoida ja ta lendab väga kiiresti. Et see on 2 põhilist, miks ta nii suur on. Et autodel on see veidike väiksem, kui nendega kaupa veedada. Ja kõige väiksem on siis raudteel ja väga suurtel konteinerlaevadel. Just konteinerlaevad on tegelikult need, millega veetakse valdav osa kaupadest. Ja me näeme, et need ongi kõige efektiivsemad, just sellepärast, et võimalikult väga suur hulk kaupa liigutakse ühe korraga nendega. Et sadu tuhandeid tonne veetakse, et olenevalt, mida veetakse. Ja siis see TVT seal taga, 80 TVT tähendab tegelikult tonni sellist kaupa, mis tähendab, kujutab endast laeva nagu laevaga veetavad mingit massi, ehk siis kõikjal kaasa arvatud seal olevad töötajad ja muude ballastveega. Jah, nagu ma ütlesin, siis tegelikult laevadega veetakse väga suur hulk osa. Et see tähendab juba ammu on teada, et laevad on efektiivsed ja sellepärast ka veetakse suur osa. Et meile võib-olla ei tundu see igapäevased, et nendega veetakse nii palju, sest nad liiguvad mööda meres ja veevad korraga pakitud väga suuri koguseid, aga pigem tunduvad, et autod võiks olla need, kes veevad enamuse kaupa, aga massiliselt on ikkagi laevad,
mahuliselt võib-olla küll autosid ka palju. Ja vaatame näiteks Euroopa Liidus, siis tegelikult meil siin väga suur osa, 20% siis kõigist heitmetest on tegelikult, mis tulevad transpordist ja nendest kolmandik on siis laevadest ja seda nähakse, et see suureneb oluliselt veel. Et kui me vaatame efektiivsust, siis ma tõin siia kõigepealt ühele poole, tõin nagu liitreid, mitu liitrit kulub kütust 100 kilomeetri kohta, aga jalgsi liikumise, rattaga liikumise on siin taandatud kütuse peale. Ja siis, kui me vaatame tegelikult palju reisijaid korraga selle vahendiga liigub, siis me saame hoopis teised numbrid, mis on kõige äärmises veerus kirjas. Ja sealt on näha, et tegelikult üks kõige efektiivsemaid liikumisviise on kas jalgrattaga või on näiteks trammiga või trolliga, et kuna tegelikult on nende enda liikumise efektiivsus on hästi, nende ütleme kütuse kasutamine selle sõiduvahendi liigutamise on küllaltki väike ja veetakse küllaltki palju hoopis, siis see on üks efektiivsemaid, et inimene ise jalakäis ei olegi nii efektiivne, et kuna meil läheb palju energiat selle jaoks, et ennast liigutada. Rattaga seda läheb natuke vähem, seda saab ise ka aru, kui sõidate jalgrattaga ringi, et palju lihtsam on ja palju kiiremini jõuab sellega kohale. Et meretransport iseenesest, siin mul on toodud need reisilaevad on küllaltki suur, aga see on tänu sellele, et reisilaevad on väga suured ja väga rasked ja selle reisilaeva enda massi kohta, mis me liigutame, on inimesi seal peal ikkagi küllaltki vähe. Nende inimeste mass on väga väike või inimeste arv ka. Et sellepärast see reisilaeva mõttes on küllaltki kehval kohal. Aga kui me räägime üldse, näiteks teise väikse tahvli peale ka väiksem kui see kalkulatsioon, kui me vaatame näiteks inimest, kes liigub jalgsi või rattaga ja vaatame näiteks autot, et auto, miks see auto ei ole näiteks nii efektiivne, on see, et meil on algul 100% mingit kütust. Nii, sellest 80% läheb lihtsalt kaotsi ja tegelikult auto liigutamisest kasutatakse 20%. Ja kui me nüüd vaatame edasi, siis vaatame, kui palju meil auto kaalumise kaalub, ütleme, paneme 1425 kilogrammi, ütleme, inimene on peal 75 kilogrammi. Eks meil on kokku 1,5 tonni. Ehk siis see inimene siin kaalub umbes 5% sellest automassist. Ehk siis sellest 20% inimene on 5, see tähendab, et tegelikult me kasutame ainult 1% sellest kütusest inimese liigutamiseks, ülejäänud, kas siis läheb lihtsalt auto liigutamiseks või siis see läheb taevasse, et see näitab, et kus siis on nagu efektiivne. Kui me vaatame samamoodi on lihtsalt trollile, siis seal on lihtsalt ütleme elektrikasutus ja selle võrra on see efektiivsest elektrist enamus ikkagi kasutatakse ära väga väike osale nii-öelda kaotsi. Nii, siis kui me räägime transpordi keskkonnamõju vähendamisest, siis 2 asja on põhiliselt, kus võiks, mille arvet saab nagu vähendada, on esiteks on asendamine. See tähendab, me asendame tänase näiteks bensiini või diislikütuse kasutamise biokütustega, kas siis eelkõige siis vaatame siin teist ja kolmandat põlvkonda, ehk siis neid, mida tehakse puidust või rohtsest biomassist või siis vaatame lausa vetikaid näiteks. Või ka siis näiteks jäätmete gaasitamist, kui kasutame biogaasi näiteks transpordi liigutamiseks. Või siis näiteks päikest või tuult, et järjest enam on tegelikult võimalik kasutada ka näiteks, kasutatakse hästi palju laevade puhul, mitte laevade, aga ikkagi jahtide ja selliste väiksemate sõiduvahendite puhul päikest nende akude laadimiseks, aga ka näiteks kasutatakse tuult, et suured konteinerlaevad näiteks täna osad juba kasutavad purjeid
et lisaks selle tavamootori kasutavad purjeid, et vähendada kütuse kasutamist ja see suurendab nii kiirust kui ka vähendab nende heitmeid. Ja teine pool on siis elektri kasutus, ehk siis tegelikult kogu see kui elektrit on kõige efektiivsem kasutada koha peal, siis selle kasutamise suurendamine vähendab ka keskkonnamõju, eriti kui see elekter on toodetud taastuvate energiaallikatega, päike, tuul, biomass. Ja teine pool siis on energia tõhusam kasutamine, ehk siis kõik need autod, rongid, laevad, kõik, kui nad on tõhusamad, ehk siis kui nad vähem kütust, nad on uuemad, nad tulevad peale, kasutavad vähem kütust liigutamiseks, siis ongi automaatne keskkonnamõju vähendamine. Ehk siis muidugi siin tuleb vaadata seda, et me ei tohiks meeletult nende võimsust suurendada, nagu täna on, et autod on oluliselt võimsamad ja tänu sellele meil osa nagu nende efektiivsusega saavutatavast võidust läheb kaotsi. Lisaks sellele paremini toimib see taristu ehk infrastruktuur. Ehk siis kui kogu süsteem toimib oluliselt sujuvamalt, me ei pea nii palju toppama või tegema lisaringe, siis näiteks autoga sõites või ükskõik mingi ühistranspordiga sõites, siis see on omamoodi loomulikult ka tõstab seda keskkonnasõbralikkust. Ja tegelikult mitte lihtsalt, võib-olla me siin kaotamegi lihtsalt, mitte me ei saa teha nagu, et me laiendame meeletult teid, et siis on paremini toimiv liiklus, et siis saab rohkem autosid, vaid tegelikult pigem see lähebki seda teed, et me peame lihtsalt rohkem kasutama ühistransporti, rohkem kasutama jalgrattad, mingid efektiivsed vahendid, mis viivad meid kiiremini või siis väiksem keskkonnamõju kohale, et täna lihtsalt linnade kasv on nii meeletu, et kogu maailmas, et võimatu on sinna mahutada rohkem autosi ära, pigem läheb seda teed, et tuleb kas jalatranspordi või rattaga liikuda rohkem, ühistranspordi või rattaga liikuda. Kindlasti ka paremini planeeritud sõidud, et see, et me lihtsalt liigume nagu mõtleme oma päevaplaani läbi ja liigume nagu võimalikult vähe edasi-tagasi või mingid ringe teeme, vaid väga optimaalse liikumise teeme, see on võti. Ja see, et meie elukoht on lähemal meie igapäeva toimetustele, et tegelikult see valglinnastumine võiks see, et kolitakse kesklinnast äärelinna või kolitakse lausa linnaäärsesse piirkonda, et see tegelikult suurendab keskkonnamõju, et mida kaugemal me igapäevasest tegevuskohast oleme, siis seda rohkem me peame liikuma. Ja samamoodi igasugused efektiivsed sõiduvõtted, kaasa arvatud tegelikult see, et liikluskiiruse suurenemine just maanteedel näiteks on see, mis on tõstnud oluliselt heitmeid. Et mul tõin siia ühe slaidi ka tegelikult liikumisviiside kohta, et kui me vaatame, milline eelmisel slaidil oli need efektiivsemad sõiduvahendid, siis vaatame siia, siis milline neist võiks olla kõige efektiivsem, milline toimib riik reisijate transpordi mõttes. Et siis on siin kindlasti näha, et see võiks olla Šveits, et seal küll ei ole kõige suurem jalgratta ja jalakasutus, aga näiteks seal on autode kasutus kõige väiksem ja ühistranspordi kasutus on ka suurem, et selle võrra see riik on nagu eelised võrreldes teiste riikidega. Aga ka Taani ja Holland on küllaltki heal positsioonil. Ja kui veetranspordist rääkida, siis jah, et veetranspordi puhul on see, et väga palju laevu maailmas on 3-40 aastased ehk nende väljavahetamine tegelikult annab juba selle, et täna on tehnoloogia parem, efektiivsem, annab olulise võidu. Samamoodi see, et neid vahetatakse välja väga võimsate vastu, ehk tegelikult täna on see, et pigem vahetatakse võimsate vastu, väga võimsamate kui ennem päevad vastu ja suureneb liikumiskiirus. Aga teades seda, et meres, vees on see hõõrdumine veega väga suur, takistus on suur, ehk siis kui me tõstame seda liikumiskiirust juba 4%, on meil heitmeid kohe 13% rohkem. Ehk siis tegelikult osaliselt on see võib-olla hea, et meil on hea ja võimas laev, aga kui me tõstame lihtsalt asjatut kiirust, siis me
siis me lihtsalt kaotame selle võidu ära. Ja kust tuleb veel võit on see, et meil on paremini disainitud laevakered, laeva propellerid ja koos mootoriga, nagu näha, võivad need anda 30% säästu. Samuti siis suurem tuule, päikse, kütuselementide kasutused. Ma tuulest rääkisin, et sama nagu siin pildiga näha, et konteinerlaevade puhul ka kasutatakse juba merepurjed, et heade tuuletingimustega vähendada seal keskkonna 20%, tegelikult väga heade tingimustega vist isegi räägitakse 40%, et see vist oleneb sellest, kui palju neid purjeid ka kasutusele on. Ja siis ka näiteks kütuseelementide kasutus, et Saksamaal on päris mitmeid aatomiallalaevu asendatud kütuselementidega ja siis nii-öelda siis vesinikku kasutavate allveelaevadega ja need suudavad olla 5-6 korda kauem ka vee all, et selles mõttes ka kütuselementide koht laevanduses on neil oma koht. Ja siis sadamas olevad laevad, et väga paljud tarbivad ikkagi seda enda nii-öelda diisligeneraatori abil toodetud elektrit selle asemel, et võtta sadamavõrgust elektrit, et sealt on ka võimalik keskkonnamõju vähendada. Ja mis siis on trendid? Trendid on see, et meil kõik see, hoolimata sellest, et meil on väga suured pingutused keskkonnamõju vähendada, tegelikult on kõik, kogu autotööstus, aga ka laevandus on väga suure inertsiga ja see on sellele tegelikult lähiajase kütuse, fossiilse kütuse kasutused on selles, et keskkonnamõju suureneb. Ja suureneb väga palju just arengumaades, Hiinas, Indias, ka Brasiilia, Aafrikas on suurenemas, et tegelikult see lääneriigid, kes kõvasti keskkonnapoliitikaga tegelevad, nii suur osa seal ei mängigi, vaid pigem lisandavad siis need arengumaad siia. Ja mis siis veel on see, et elekter hakkab vaikselt tuleb transporti juurde, kui elekter kui võimalus kasutada kohapeal siis hästi efektiivset energiat, et elektriautod on siin tulemas, kas nad on siis akudega või on siis kütuseelemendiga, kus nii-öelda aku asemel on vesinik ja mis siis õhu ja hapnikuga kütuseelemendid muudetakse elektriks. Või siis kasutatakse ka mingeid muid vahendeid, on elektrirollerid, elektrirattad, et see ka elektritransport raudteel on suurenemas ja kõik see, et elekter tuleb ja see saab säästa oma koha. Siis kuna meil linnad kasvavad ja nagu ma rääkisin, et sinna lihtsalt rohkem autosid ei mahu, siis paratamatult suureneb ühistranspordi, rataste, jalaliikumise, rulluiskude kõige muu nagu osakaal ja kasvab tegelikult ka rongide ja laevade kasutus eelkõige just kaubavedudeks, et see on siis nagu lähiajal. Loodan, et saite siit mingeid mõtteid. Aitäh!